taas kord taat, kel oli 3 poega. Vanemad pojad tegelesid majapidamisega, olid usinad ja käisid kenasti riides. Noorem poeg, aga lollik Ivan, oli niisama. Armastas metsas seenel käia, kodus aga istus enamasti ahju peal. Taadil jõudis surmatunnike kätte ja ta andis poegadele käsu. Kui suren, käige 3 ööd järjest minu haual, tooge mulle leiba. Taat suri ja ta maeti maha. Öö jõudis kätte. Hauale pidi minema vanem vend. Tema aga kas ei viitsinud või kartis ja ütles nooremale vennale. Vanja, ole see öö minu eest, mine isa hauale, ostan sulle präänikuid. Ivan oli nõus, võttis leiva kaasa ning läks isa hauale. Istub seal ja valvab. Keskööl avaneb maa, isa tõuseb hauast ülesse ja kõneleb. Kes siin on? Kas sina, mu vanim poeg? Ütle, mis Eestimaal sünnib? Kas koerad hauguvad, hundid uluvad või mõni laps nutab? Ivan vastab. See olen mina, sinu poeg. Eestimaal on kõik rahulik. Isa sõi leiba ja heitis hauda tagasi. Ivan läks koju. Teel korjas veel seeni. Jõudis koju vanem vend küsima. Kas isa nägid? Nägin. Kas ta leiba sõi? Sõi kõhu täis. Jõudis kätte teine öö. Keskmine vend pidi minema. Tema aga kas ei viitsinud või kartis ja ütles. Vanja, mine minu eest isa hauale. Punun sulle viisud. Heakene küll. Ivan võttis leiva kaasa ja läks isa hauale. Istub ja valvab. Keskööl avaneb maa, isa tõuseb hauast ülesse ja küsib. Kes siin on? Kas sina, mu keskmine poeg? Ütle, mis Eestimaal sünnib? Kas koerad hauguvad, hundid uluvad või mõni minu laps nutab? Ivan vastab. See olen mina, sinu poeg. Eestimaal on aga kõik rahulik. Isa sõi leiba ja heitis hauda tagasi. Ivan läks koju. Teel korjas jälle seeni. Keskmine vend küsib temalt. Kas isa leiba sõi? Sõi kõhu täis. 3. ööl oli Ivani kord minna. Ta ütles vendadele. Mina käisin 2 ööd. Minge nüüd teie isa juurde hauale ja mina puhkan. Vennad vastu. Mis sa nüüd, Vanja? Sulle on tee juba tuttav. Mine parem ise. Noh, heakene küll. Ivan võttis leiva kaasa ja läkski. Keskööl avaneb maa ja isa tõuseb hauast üles. Kes siin on? Kas sina, mu noorim poeg Vanja? Ütle, mis Eestimaal sünnib? Kas koerad hauguvad, hundid uluvad või mõni minu laps nutab? Ivan vastab. Siin olen mina, sinu poeg Vanja. Eestimaal on aga kõik rahulik. Isa sõi leiba ja ütles. Ainult sina üksi täitsid mu käsu. Ei kartnud 3 ööd minu juures haual käia. Mine lagedale väljale ja hüüa. Sivka purka, mustjas halli tarka. Astu minu ette nagu leht rohu ette. Kui hobune sinu juurde jookseb, roni tal paremas kõrvast sisse ja vasakust välja. Siis saab sinust õige tubli mees. Istu aga hobuse selga ja sõida. Ivan tänas isa, läks koju ja korjas teel jälle seeni. Kodus küsisid vennad. Kas isa nägid? Nägin. Kas ta leiba sõi? Isa sõi kõhu täis ega käskinud enam tulla. Samal ajal laskis tsaar teatada. Kõik tublid noormehed, poissmehed, tulge kokku tsaari õue. Tsaari tütar Võrratu kaunitar käskis ehitada endale 12 samba ning 12 rõhtpalgiga torni. Ta võtab sellest tornis istet kõige kõrgemasse tippu ja jääb ootama, kes hüppab temani 1 hobuse hüppega ja suudleb teda suule. Sellele ratsanikule, olgu ta ükskõik mis seisusest, annab tsaar naiseks oma tütre, Võrratu kaunitari ja veel pool tsaaririiki lisaks. Ivani vennad said sellest kuulda ja arutasid omavahel. Proovime õige õnne. Nad söötsid tublisid hobusid kaartega, talutasid neid, panid endile puhtad riided selga, kammisid lokid sirgu. Ivan aga istub ahju peal korstna jala taga ja ütleb. Vennad, võtke mind kah õnne proovima. Lollike ahjutagune, mine parem metsa seenele, pole vaja inimeste naerualuseks saada. Vennad istusid tublide ratsude selga, lükkasid mütsid kuklasse, vilistasid, hõikasid, ainult tolmupilv jäi maha.
Ivan aga võttis väljad ja läks lagedale väljale. Jõudis lagedale väljale ja hüüdis nii, nagu isa oli õpetanud. Sihvka-purka, must ja sall tarka, astu mine ette nagu leht rohu ette. Kes teab kus, jooksis äkki välja hobune, nii et maa väriseb. Sõõrmest lööb leeke välja, kõrvadest tõuseb suitsusammas. Jääb seisma justkui naelutatult ja küsib. Mida käsid? Ivan sellitas hobust, pani talle valjad pähe, ronis tal paremast kõrvast sisse ja vasakust välja ning muutus nii kenaks meheks, et ei saa seda välja mõelda ega ette kujutada, ei saa kirjaski kirjeldada. Istus hobuse selga ja sõitis tsaari jõuele. Sihvka-purka jookseb, maa väriseb, sabaga katab mägesid, orgusid, jalge alt lendavad kännujuurikad. Ivan jõuab tsaari jõue, seal aga inimesi juba must 1000. Kõrges 12 samba ning 12 rõhtpalgiga tornis istub kõige kõrgemas tipus akna juures tsaari tütar, võrratu kaunitar. Tsaar tuli trepile ja ütles, kes teist tublid mehed võtab hoogu ning hüppab hobusega akna juurde ja suudleb mu tütart suule. Sellele annan ta naiseks ja pool tsaari riiki pealekauba. Siis hakkasid tublid mehed hüppama. Kus sa sellega? Kõrge on, ei ulatu. Ivani vennad proovisid ka. Ei jõudnud poole torni kõrgusenigi hüpata. Nüüd oli kord Ivani käes. Ta võttis Sihvka-purkaga hoogu, hõiskas ning ergutas. Hüppas, ainult 2 rõhupalki ei puudu. Kihutas uuesti, lendas teist korda, 1 rõhupalk ei puudu. Keerutas veel, tiirutas, ajas hobuse tuliseks ja kihutas 1004 nagu tuuleleek. Lendas aknast mööda ja suudles tsaaritütart võrratut kaunitari suhkru magusatele huultele. Tsaaritütar aga lõi talle sõrmega vastu otsesest, pajutades pitseri laubale. Siis hakkas kogu rahvas karjuma. Hoidke teda kinni! Tema aga kadus nagu tinatuhka. Ivan kihutas lagedale väljale, ronis Sihvka-purka vasakust kõrvast sisse ja paremast välja ja muutus jälle lollike Ivaniks. Laskis hobuse lahti, ise aga läks koju. Teel korjas seeni. Sidus kaltsu pea ümber, ronis ahju peale ja lesis seal. Vennad tulid koju ja jutustasid, kus nad olid ja mida näinud. Oli tublisi mehi, üks oli aga kõigest parem. Lennu pealt suudles tsaaritütart suule, nägime, kust ta tuli, aga nägemata jäi, kuhu läks. Ivan istub korstnajala taga ja ütleb, ega sa ometi mina olnud. Vennad vihastasid tema peale. Loll ajab ikka lolli juttu, istu ahju peale ja söö oma seeni. Ivan võttis tasahilju lapi otsaesiselt, kuhu tsaaritütar oli teda sõrmusega löönud. Terve tare läks heledaks nagu tuli. Vennad ehmatasid ja hakkasid karjuma. Mis sa teed, loll, põletad tare maha? Järgmisel päeval kutsus tsaar enda juurde peole kõik pojaarid, vürstid ja lihtsad inimesed, nii rikkad kui vaesed, nii vanad kui noored. Ivani vennad asutasid tsaari juurde peole minema. Ivan ütles neile, võtke mind ka kaasa. Kuhu nüüd sina, rumal? Inimestel on naerualuseks, istu aga ahju peal ja söö oma seeni. Vennad istusid tublidele ratsudele ja sõitsid minema. Ivan aga läks jala. Tuleb tsaari juurde peole ja istub kaugemasse nurka. Tsaaritütar, võrratu kaunitar, hakkas külaliste hulgas ringi käima. Ulatab peekri mõõduga ja vaatab, kellel on pitser otsa ees. Käis läbi kõik külalised. Astus Ivani juurde, endal aga süda kloppis kõvasti. Vaatas mehele otsa, see aga üleni nõega koos. Juuksedki turris. Tsaaritütar, võrratu kaunitar, hakkas temalt pärima. Kes sa oled? Kus sa tuled? Miks su otsaesine kinni on seotud? Lõin katki. Tsaaritütar võttis sideme ära ning äkki lõi terve loss valgeks. Tsaaritütar hüüdis, see on minu pitser. Siin ongi mu äravalitu. Tsaar astus ligi ja ütles, mis äravalitu see on? Ta on rumal ning üleni nõega koos. Ivan ütles tsaarile, luba, et lähen ja pesen end. Tsaar lubas. Ivan läks õue ja hüüdis, nagu isa oli teda õpetanud. Sihvka-purka, must ja salli tarka, astu minu ette nagu leht rohu ette. Kes teab kust, jookseb hobune. Maa väriseb, sõõrmetest lööb leeke välja. Kõrvadest tõuseb suitsusammas. Ivan ronis tal paremast kõrvast sisse ja vasakust välja
ning muutus jälle nii kenaks meheks, et ei saa välja mõelda ega ette kujutada. Ei saa kirjaski kirjeldada. Kogu rahvas aina hüüatas imestusest. Seejärel oli jutt lühike. Tehti lõbus pidu ja peeti uhket pulma.